Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Digitund. Rõõm on tervitada häid kuulajaid Digitundi kuulamast. Meil on uus 10. alanud, 2021 aasta on käes ja aasta esimene saade. Ja meil on tänases saates 4-liikmeline paneel, mina Hans Lõugas ja Henrik Roonemaa teise saatejuhina ja meie püsikunded Glenn Pilver ja Meelis Väljamäe. Ja me oleme siis tänase aasta esimese saate puhul valmis tegema väikese vaate tagasi vaatepeeglisse, et möödunud 10. tehnoloogiale tõmmata kriips alla, vaadata, millest me jäime kahjuks silma ja millest me õnneks oleme lahti saanud. Ja siis pühendame ülejäänud aasta esimesest digitunnist sellele, et ennustada tulevikku, öelda, mis täpselt juhtuma hakkab tehnoloogia maailmas. Nii palju, kui me siin enesekindlust oleme kogunud selleks ennustamiseks, vaatame ette, millisest tehnoloogia me elu kõige rohkem mõjutama hakkab ja mida järgi me ise väga igatseme. Nii et selline tuleb aasta esimene digitund. Digitund. No nii, kallid kolleegid, ma loodan, et kõik on nii-öelda aasta vahetuse ilusti üle elanud, on pannud pilgud mõtted tööle ja igaks juhuks tuleb ära klaarida kiire vaidlus. Mõned inimesed on veel sellised, kes arvavad, et 2019 aasta lõpus lõppes 10. Et kui tuleb 0 ette, siis on uus 10, aga vist matemaatiliselt kõige õige on see, et 2020 sai läbi ja sellega lõppes siis meie sajandi teine 10. Olete nõus? Keegi vastu ei vaidle? Vahet ei ole vist. Ma arvan, et me saame siis asjades 2 korda järjest rääkida. Ma arvan ka, et see on ükskõik, et see annab rohkem võimalusi tagasi vaadata. Ja ma üldse ei välista, et me aasta aega tagasi sellest juba rääkisime, et lõppes 10, aga lõppes veel kord. Kindel on see, et järgmine aasta ei lõppe 10, siis me ei räägi seda. See on tõsi. No mis meil 10. siis otsa sai, võib-olla vaatame seda, et meil väga palju asju tuli juurde, aga mis olid ja särasid ja lõppesid, võib-olla võiks niimoodi selle raamistada selle küsimuse. Nüüd viimastel päevadel, detsembri lõpus, sai otsa selline tarkvara nagu Adobe Flash, selle tugi lõppes, see tuleks oma arvutist õhku lasta, eemaldada, ära kustutada, kaotada. Ärge vaadake enam Flashi kunagi, seda ei uuendata, ta turvaauka ei paigata. Aga ometi, minu mälestustes oli see imeline tehnoloogia. Ma ei tea. Ja siin teine asi, mis sellega seoses ka just läbi sai ja mille nime ma olen küll kuulnud, aga kahjuks õnneks ei ole ise sellega otseselt kokku puutunud, on mäng nimega Farmville, mida vist, ma tea, mingid vanaemad on kõik mänginud Facebookis, mul on see midagi meelde jäänud ja see sai nüüd ka läbi. Nii et seda enam mängida ei saa, kes iganes seal mingid kitsi kasvatas ja tegi, et sellele tõmmati ka sellega seoses joon alla. No Flash oli üks nendest tehnoloogiatest, mille ma ei tea, kas alguses või lõpus, aga igatahes mille surmas mängis olulist rolli Apple, üks nendest paljudest tehnoloogiatest. Seda juba väga ammu tegelikult, et Apple oli selle vastu tegelikult ju ajad juba, et oma seadmetes seda mitte kasutada ja põhjuseid oli tegelikult mitu, et ta võttis palju ruumi, võttis palju mälumahtu ja turvateemad ja kõik muud asjad kokku. Aga nüüd on see omal ajal, kui ta tuli, ma mäletan, see oli geniaalne asi, et sul on niisugune staatiline iga veebileht ja siis seal sees järsku on Flash, mis teeb nagu sinu arvutis olevast veebilehest mingi imede maa, seal on animatsioonid, mängud, interaktiivsus. Omal ajal oli see super asi, aga lihtsalt ta... Ei, mõtlesin, et võib-olla ärme jäägi see kinni, et ta läks lihtsalt oma raskuse all vajus kokku, ütleme pigem nii. Mulle jäi natuke selline mulje, aga mis ka võib-olla nii väga isegi oma raskuse all kokku ei vajunud, aga igasuguste seaduste ja raskuse all vajus kokku oli siis see Segway 2-rattaline imepärane asi, mille sünonüüm ongi Segway. Mis sa tahad öelda, et need 2-rattalisi Segwaysid enam ei ole, ei saa olema ja läbi? Jah, et tegelikult selle möödunud aasta keskel ametlikult Segway ütles selle välja, et nad enam neid ei tooda ja võib-olla seal kuskil Hiina koopiaid veel tehakse, aga põhimõtteliselt Segway on tänaseks ka küll Hiina firmaks moondunud. Aga kas see nüüd tehnoloogia surm või selle ühe brändi surm? Pigem on ta selle sama liikuri surm, mis alustas seda sellist, kui see omal ajal tuli 2001, kui ma ei eksi, siis oli ta ikka selline metsik innovatsioon, et selline 2-rattaline aparaat on, kus peal keegi seisab ja siis mingist kangist
ta jääb kinni ja sõidab ja sellest ju loodeti tol ajal mingit täielikku revolutsiooni kergliikurite maailmas, eks ole, aga kohe hakkasid seadused sellele jalgu jääma ja sellele leitud nagu sellist õiget kohta, kus temaga siis võib liigelda ja enamik maid, vähemalt siinpool maakera, kus Euroopa asub, kippusid seda väga ära keelama igal pool, et sellega ei tohtinud üldse sõita mujal kui oma põhimõtteliselt kuuri ukse ees, eks ole. Ja, aga ta oli ka ikkagi väga kallis, on ju. Ta oli väga kallis, loomulikult. Ja ta nägi selline totakas välja. Ega ta ei sõidnud väga ruttu ja ta oli selline suur kolakas ja nii, et ega seal oli palju asju ja kõik need kokku viisid ja selleni, et nüüd siis ütleme Ninebot ehk Segway tänaseks ütles, et see on nende tooteportfellist marginaalne osa ja tõmbasid sellele projektile joone alla siis 20 aastaga. Võib-olla me saame täna arutada seda, et kas see, ütleme, see tehnoloogia elab edasi, see tasakaaluliikurid ja kõik muu. Ei, aga tegelikult nii Flashi kui nende tasakaaluliikurite puhul ja need on ainult 2 näidet, eks me kindlasti leiaksime viimasest 10 aastast neid ju veel, siis ma arvan, neil oli hea, et nad läksid ära ja hea, et nad oleks võinud võib-olla varem siis minna, aga hea, et niigi läks, sellepärast, et tarbija seisukohalt vaadates ei ole midagi läinud halvemaks. Sellest, et ei ole Flashi või sellest, et ei ole Segway'd kui sellist, et need, ütleme, et põhimõtted või need, mida nad üritasid siis inimestele tuua, need asjad elavad ju edasi võimsamalt kui kunagi varem, on ju. Staatiline veeb on vaata, et väiksem osa, ja võib-olla ongi väiksem osa juba igasuguse liikuva veebi puhul, on ju. Me teame, kui suured on YouTube'id ja TikTok'id ja kõik, ma ei tea, Instagrami videod ja kõik need muud asjad. Kõik see toimub ilma Flashita täitsa suurepäraselt ja palju paremini. Ja samamoodi, kui me vaatame, kuidas need väikesed liikurid, on nad siis rendi või ostu või mis iganes, eks ole, kujul. See, mida Segway proovis alustada, need elavad ka edasi, nii et olid omas ajas sellised esimesed pääsukesed, minu meelest tuleks neile au anda või austust avaldada, et nad tegid seda, mida nad tegid. Ja ilmselt nad väga palju paremini ei saanudki seda oma teha. Ja absoluutselt, selles on väga hea kokkuvõttest, ega tegelikult ka transpordiliiklusest rääkides, ega see kaherattaline asi nimega, mida see Segway tegi, ongi, lõppeski selle koha peale ära, et nii praktiline kui ta oli, siis täpselt tänases maailmas lihtsalt on aeg nii palju edasi läinud, et on olemas juba paremad liikurid, mis kasutavad sama põhimõtet. Ja rattad on küll teistpidi pandud, aga ongi hea. Võtab vähem ruumi ja on inimestele harjumuspärasem kasutada. Nii ta on. Jah. Nii, mis me veel, kas me leiame veel midagi, mis kadus viimase 10-ndiga? No ütleme, mis mulle tuli isegi üllatus, et see kadus kas nüüd viimase 10-ndiga, kadus lausa eelmise kuuga oli Google Play Music ehk Google'i muusika nagu teenus, mis ongi otsapidi jõudnud, mina teadsin juba ammu, on ta YouTube Music, aga ilmselt Google'is oli seda segadust siiamaani, et olid 2 nii-öelda teenust ja Google tõmbas siis maha teenuse nimega Google Play Music, seda enam ei eksisteeri ja nüüd on olemas siis nii-öelda äpp YouTube Music, mis tegelikult ei tee midagi muud, kui selekteerib sulle nagu streamingu teenusena muusikat lihtsalt YouTube'ist. Aga tegelikult Google'i see YouTube muusiku tegemise mõte oligi see, et lihtsustada brände ja võtta sellist segadust vähemaks ja tegelikult eks ta ongi mõnes mõttes nagu mõistlik, kui on nagu üks selgelt arusaadav ja kõigile tuntud bränd seal. Aga mina olen nii aru saanud, et siiamaani inimesed on kurjad selle üle, et kõik võimalused, mis Google Play Musicus olemas olid, ei ole veel YouTube muusikusse ümber jõudnud, nii et nad osad asjad ei tööta, mis seal ei panus. Ma saan aru, Meelis, sinu jutust, et keegi nagu ikkagi kasutab seda, et keegi kasutas Google Musicut ja keegi kasutab ka YouTube. Muide, YouTube Musicut kasutan mina. Ma olen seda tegelikult kasutanud just ennem, kui oli YouTube Music, sest ma olles Google'i nagu tasuline kasutaja, siis ma olen avastanud ennast ikkagi muusikat kuulamaski YouTube'is, sest et seal on palju rohkem muusikat tihti kui mujal streamingu keskkondades vähemalt, mis mind huvitab. Ja ma täitsa juhuslikult avastasin juba siis mingil ajal, mis oli päris ammu, et YouTube Music on olemas ja oi kui tore, et ma ei pea neid videosid kogu aeg lihtsalt kerima. Ja kusjuures seda on ju, miks keegi kasutab Apple Musicut, me enam-vähem võime nagu põhjendada, aga on ju ka olemas veel, kas on endiselt olemas ka Amazoni oma muusikateenus? On ju olemas, eks? Ja siis veel elab edasi ju, Deezer elab edasi. Ja mis on olemas veel on Tidal. Mulle müüdi Tidal reklaami hoogsalt. Tidalil oli muide väga suur aasta, sellepärast, et endiselt
ei ole Spotify teinud siis audiofiilide sellist kallist versiooni oma teenusest ja Tidal on ainuke enam-vähem turul. Jaa, aga no ma ei saa jätta ka mainimata, et ega mingit sisulist vahet sellel ei ole. Et see, et miks heli on halb, ei ole üldse selle koha peal, palju seal on bitte ja muid asju. Sa jätkuvalt lööd seda nööpnõela nende helimeeste õhupalli. Absoluutselt, et see, et aga seda me oleme, aga Glenn, me oleme ju ise ikkagi ka võrrelnud sinuga või ma ei tea, kas koos ma ei mäleta või eraldi ja ma ka seda küll mäletan, et me nagu jõudsime samadele järeldustele, et see ei pruugi olla bittidest, aga Tidali sound on parem. No ma ei väga täpselt sellist järeldust ei kinnita, et ma mõtleks, et kui sa võtad täna Spotify'st 320 kilobitis MP3 ja siis Tidali CD-versiooni, loomulikult neil on selles mõttes vahe, et üks on ikkagi kadudega pakitud, aga sellise keskmise kasutaja jaoks, üldse mitte halvas mõttes keskmise kasutaja jaoks, see on nii marginaalne, et pigem on see heli tehtud katki juba enne, kui seal on see CD-kompressioon ja kõik muu toimunud, nii et aga muidugi ta nagu linnukesena on kindlasti Tidali puhul argument. Ja Tidalil oli, ma tahtsin veel öelda, et Tidalil tuli nüüd välja minu meelest eelmisel aastal oma Tidal Connect, ehk see on sarnane asi siis Spotify Connectile, ehk sa sisuliselt saad panna Tidali ühenduvust igasuguste odavamate ja kallimate, siiamaani on seda pandud väga kallite audioseadmete sisse. Seal on küsimus, kes seda viisib integreerida, Spotify on nii tuntud nimi, et seda tahaks kõik endale ja Chromecast on ka lihtsaks tehtud Google'i poolt, aga ja AirPlay 2 Apple'i puhul, eks ole, aga selles mõttes, kuidas nagu seda Tidali, kuidas suudab nagu lihtsamatel tegijatel seda maha müüa seda ideed, see on nagu keeruline. Ei, nad ei suudagi, see on ikka see 5000 eurot pluss mustad kastid enam-vähem, kuhu seda Tidali Connecti pannakse. Mida mina tahtsin siia YouTube muusiku juurde veel öelda on see, et tegelikult üks argument on see, et saab osta paketi, kus sul on võimalik siis ühe summa eest saada see streaming versioon, eks ole, nii-öelda muusika osa nagu Spotify konkurent ja lisaks siis reklaamivaba YouTube, mis on minu arust suur argument kohati. Aga muidu see sama osa, ma olengi arvanud, et see ongi see sama üks variant, et kas see üldse on... Seal on kaks varianti, üks on see, et ainult see streaming, ehk siis nii-öelda see Spotify, ehk siis muusika, teine variant on see, mina tean, et seal on reklaamivaba YouTube, lisaks veel selle, et saad YouTube'i kuulata taustal, mida tavaliselt tasuta versiooniga ei saa, see võib olema ekraan. Ja et see ta ei lähe nii-öelda kinni. Et ma sain aru, et see ongi see sama üks asi ja seal on mingi getruum veel ka või mingi asi või... See on see, et enda muusikat üles laadida mingites piirides. Aga sõbrad, teeme siia väikse pausi ja siis räägime edasi. Digitund läheb edasi ja me alustasime oma aasta esimest saadet sellise tagasivaate peegliga, aga tegelikult mind ikkagi ma tahaks meie kiiresti kuluvad saateminutit pöörata siis sinna poole rääkida, mis juhtuma hakkab 2021. Me oleme kõik väga hoos juba sellest, et Tidal, Google Music, YouTube Music, Spotify ja nii edasi. Kiire küsimus, kas te näete, et kas kõik need teenused on selle aastaga alles või see konsolideerumine, mida tegi Google praegu ise, pani kokku Google Play Musicu ja YouTube'i? Kas see võiks seal turul jätkuda või on igale nendele streamingu teenusele veel nõudlust ja turgu või? Praegu suured tegijad on piisavalt suured ja nendega ilmselt juhtu väga midagi. Küsimus on pigem selles, et see äri ei ole jätkuvalt väga kasumit teeniv. Ja siin on küsimus pigem selles, et kes suudab nagu miinust juurde maksta. Apple suudab igal juhul, Google tõenäoliselt suudab ka, kui viitsib. Kuidas suudab Spotify, siiamaani hästi hakkama saanud, kuidas edaspidi läheb, eks paistab. Ja väiksematega on muidugi keerulisem. Tidal on ilmselt seal kõige suuremas ohus, nendes, mida meie oleme rääkinud. Tegelikult oli olemas ja vist on siiamaani olemas terve hunnik väiksemaid ka, mis niimoodi tulevad ja lähevad. Ja vanasti oli Saksamaal ja USAs oli kombeks iga endast lugupidav elektroonikapoodi kettigi endale muusikastriimist teenused, praeguseks on kõik surnud. Ja muidugi siin aspekt, mis ei puuduta nüüd üldse mingit väga tehnoloogilist plaani, on endiselt see, et sellise Eesti-suguse riigi muusikute ja muusikategijate jaoks on sellisel maailma mastaabis konkureerimine oma rahaga täiesti niisugune tegevus, kus nagu valgustunneli lõpus ei ole, et see on hoopis muu asi. Ehk et see on see sama teema, eks ole, et kui sa teed eestikeelse teose, mida sa siis Spotify tariifide järgi mängitad, siis selle eest saadav tasu on täiesti marginaalne. Ai, mis on Eesti? Nüüd nad hakkavad ju tegema Eesti muusikud saavad rikkaks üle.
no nüüd tuleb jah, tühja kasseti tasu. Tühja kasseti maks tuleb peale, kõik me maksame neile peale, nii et vähe pole. Sellest ma võiks pikalt rääkida, kui rikkaks kõik saavad. Sellest ma võin öelda, Meelis, sinu rõõmuks, et rikkaks kahjuks ei saa mitte ükski muusik. Ma tean, see oligi iroonia. Pigem on see, et mind häirib see, et kogu asi käib selle ümber, et ma tahaks, et mul oleks kook, et mul oleks söödud ka, ehk siis ühe asja eest tahetakse raha saada mitu korda ja see on... ja see on nagu jah, hoopis jälle nagu teine valdkond, aga mida ma tahtsin just öelda on see, et kogu see streamingu selline mahupõhine kvantiteedi äri on tegelikult lööb väga valusalt just nimelt nende tegijate pihta, kes noh, kuidas ma ütlen, et kui sinu nii-öelda šlaagrit kuulatakse Saksamaal 1 000 000 korda, siis seda sama lugu kuulatakse Eestis võib-olla 10 000 korda. Ehk see mastaap on lihtsalt nii palju erinev, aga tasumäärad on samad. Ja mina olen ammu arvanud, et tegelikult peaks Eesti valitsus siin sekkuma hoopis teistmoodi ja kehtestama selle, ütleme meie oma Glen Pilvretele peaks kehtestama koefitsiendi. Ja enam-vähem sidumagi selle nagu turu suurusega, eks ole, et Spotify, ma ei tea, tasu on arvestatud, ütleme, toimib enam-vähem turul suurusega X on ju, Eesti on sellest Y korda väiksem, järelikult igale eurole, mis Glen Pilver Spotify'st saab, paneb Eesti riik omalt poolt, mitte aga siis kasseti tasuna, aga lihtsalt maksab vahe kinni. See on väga keeruline küsimus, eks ole, et siin väikseid riike on ju veel, eks ole, ja lõpuks kui jah, ütleme, et aga ärme jää siia võib-olla kinni. Ei, ärme jää, ma lihtsalt tahtsin veel öelda, et Spotify on ju väga kõvasti laiendanud oma tegevust sinna podcasti maailma ja nad eelmisel aastal kulutasid sadu ja sadu miljoneid dollareid, et osta ära suuri tuntud podcasti tegijaid firmasid ja tegelikult USA vist võib öelda kõige tuntuma ja kõige populaarsema podcasteri Joe Rogani meelitasid nad ka, ma ei mäleta mitme $100 miljoni eest või $100 miljoni eest enda eksklusiiviks ja Spotify on siin proovimas seda Netflixi strateegiat, eks ole, teha, et kui probleem on selles, et see sisu, mida me müüme, on kellegi teise oma ja keegi teine kehtestab hinna ja me ei saa väga midagi teha, et siis tuleb teha oma sisu, on ju. Ja ma just siin kiiresti vaatasin, Spotify on ju börsiettevõtte, turuväärtus on 60 miljardit, sellele tuleks midagi peale maksta, aga mina endiselt väidan, et Spotify on võib-olla kellegi jaoks päris hea ost, kellegi suure jaoks, kellel on raha, jah. See on see loogika, mida ka Meelis ka ütles päris hästi, et Apple'il on oma muusikateenust niikuinii vaja, mida ta toetab teiste sektoritega ja samamoodi Amazon jätkab ja Google, et Spotify on üksik suur vaal, aga kellel on oht kuivale jääda, et kui see vaal oleks siis mõne teises karjas ujuks, siis oleks nagu loogiline tõesti. Ma ei näe ka Apple'il võib-olla enää erilist pointi. No samas kui... Ei, Apple ei osta kindlasti, et Apple Music on miks on nagu tugev. Spotify siiamaani on üllatavalt edukalt läinud läbirääkimise suurte plaadifirmadega, ongi ju ühe teooria kohaselt see, et plaadifirmad ei taha, et juhtuks sama asi, mis Apple'iga, mis juhtus iTunesiga, et neil see liiga palju võimu ja nad hakkasid nagu käsku jagama, kuidas läbi peaks käima, et plaadifirmadele meeldib või siis nii-öelda väljaandjatele, kirjastajatele, et oleks konkureerivad müügikanalid. Aga ütleme, kui ma oleks Google, eks ole, ja oleks proovinud täna juba, ma ei tea, mitmenda muusikastriimimisteenusega mitmenda nime all ja ei lähe, et võib-olla ma võtaks selle X10 miljardit kuskilt kolmandast taskust ja käiks välja, et ei saa välistada. Pigem Facebook on see, kes tunneb, et võib-olla natuke hilja on osta Spotify. See oleks ka Spotify suurm. aga mõtle, mis andmed sealt tuleks. Aga mis puudutab Spotify'd ja podcast'e, siis eelmine nädal ostis Amazon ära Wonderly, mis on ka selline suur iseseisev podcasti võrgustik ja see sõda ilmselt jätkub ja tegelikult mulle ei meeldi see üldse, sest et ma tõesti ei taha, et ma oma lemmik podcasti kuulamiseks peaksin tõmbama alla ühe teise või 25 äppi ja võib-olla millegi eest maksma ka, et nagu selline siiamaani on podcasting olnud siin hästi demokraatlik asi, et kui mul on see RSS feed või ma tean seda, siis ma lähen sinna otsingusse ja panen selle sinna sisse ja see mängib. Et kui nad lähevad nagu mingisuguste pisikeste või vähem pisikeste pakkujate eksklusiivideks, siis elu läheb kõvasti keerulisemaks, kui ta varem oli. Ja, aga õnneks, nagu me siin ka tõestame neljakesi on podcasti teha, ime lihtne. Ja tehniliselt kui sisuliselt on natuke keerulisem, aga me saame hakkama. Ainuke trikk, mis podcasti juures on see, et reklaamipausi aegadest tuleb kinni pidada ja seda me siin kavatsemegi praegu jõuga teha, nii et oleme varsti tagasi. Digitund läheb edasi, aasta esimene saade ja me vaatame sellele, mis juhtuma hakkab
järgmise 12 kuu jooksul. Räägime korras seadmetest ka, kulla kolleegid. Ja kas me oskame siis teha selliseid julgeid lubadusi, et jah, tulevad uued telefonid, uued arvutid, okei, seda me kõik saame aru, aga mis on põrutav uudis, mis te arvate, mis juhtuma hakkab see aasta? Vist Henrik oli see, kes pani meil siin juba mõtetesse kirja, et kas volditavad telefonid, mis neist saab, kas nad tulevad, ma võin kohe öelda, et Meelis, sa juba tead, jah? Sa said selle memo siis Samsungist või Meelisel on laos, juba, ta ei tohi neid müüki veel panna. Pigem on see, et see on igati loogiline, sest et kui me vaatame Samsungi lekkeid näiteks, nad ei ole ainus firma, siis praegu ju viimast lekkeid on see, et S21 tuleb üllatavalt lahja, mis tähendab seda, et nad panevad kogu auru uutele asjadele, volditavale tehnoloogiale. Mina julgeks väita, et need horisontaalselt volditavad, vertikaalselt volditavad, eks need, mis on nagu Motorola Razer ja siis Galaxy Z Flip, eks just, et need on minu arust väga integreerival mudel, ma isegi ostaks omale sellise, kui ta maksaks vähem ja oleks natuke töökindlam, võtab parast aega. Mis siis annab sulle, et sul on taskus lühike telefon, aga lahti võtad on pikk. Just, praegu on ju see, et telefonid on ikkagi suhteliselt suured taskus, eriti suvel, et nendega ei ole nagu väga mugav liigutada, aga samas, kui seda väiksema ekraani, siis nagu on juba keeruline sellel midagi näha, et saaks nagu kahest maailmast pisut hea. Aga sa ei arva, et on ikkagi nagu sellel pointi, et mul on õhuke telefon ja ma voldin ta lahti veel õhemaks 2,5 ja vaatan nagu raamatukast või ajakirja. Jah, aga need mudelid, mis praegu turul on, minu arust see, kuidas ma ütlen, see ekraani suurus, mis ta saavutab, ei ole tegelikult piisav, et sellel oleks reaalselt efekti sellist suurt. Okei, ma tõmban konkreetsemaks selle, alla 1000 euro selline Galaxy Foldi moodi volditav telefon. Tuleb selle aasta jooksul, jah. Tuleb. Ja tuleb kindlasti hiinlasi ka, aga ma usun, et tuleb ka tuntud tootjad. Okei, alla 500? Ei. Vist ei tule. 3 aasta pärast, 5 aasta pärast, mitte enne. Okay. Ja no eks siin on ikkagi see koht jääbki, et selle paneb siis paika ostja ja nii-öelda tootja omavahelises kokkuleppes, kes tahab toota, kes tahab osta, et kas tuleb see väike, mida on voldita siis sama suureks, nagu on tänane nutitelefon või siis on sama suur lahtisena nagu tänane ja sa voldid selle sama suureks nagu väikse tahvli. Mina arvan, et turul jäävad mõlemad, pigem on küsimus selles, et need nii-öelda väikseid, mis volitakse normaalseks, saavad olema populaarsemad. Ei, see on väga, väga mugav, olles seda ise siin mõnda aega kasutanud eelmisel aastal, siis peale seda tundub väga imelik oma nii-öelda tavalist telefoni võtta ja proovida seda kokku voltida ja avastada, et seda ei saa kokku murda. Aga turgu, saab ikka. Turgu on kindlasti mõlemale ja mina julgeks väita, et volditavad telefonid on tulnud selleks, et jääda vaadates, kuidas kõik, kes vähegi endast lugu peab, midagi teevad sel alal, isegi kui neil ei ole telefoni väljas, nad vähemalt tegutsevad, võtavad patente, isegi Apple'il on mitmeid volitavaid patente, nii et selles mõttes kõik tegutsevad selle nimel. Aga kas võiks ka tuleviku koht seda küsida, et mis suunas liiguvad mobiilide fotoaparaadid, et kas seal on ka mingisugune laip näha? Ma ütlen, et sealt ei tule mitte midagi põnevat. Võib-olla mis Glenni veel üllatab, siis veel leiab midagi, aga sisuliselt turul, mis nagu tavalisel ostjal midagi erilist. Mina arvan, et tuleb, sest et mina arvan ka, et tuleb. Minu nägemus on see, et mobiilikaamerate areng on olnud hüplik, et seal iga mõne aastaga käib mingi suur pauk ära, kus tuleb midagi väga ägedat ja siis tükk aega nagu seda veits parandatakse ja siis tuleb midagi suurt jälle, et minu arust viimane selline, esimene suur oli see, kui tuli iPhone 4 välja ja peale seda on siis iga mingi paari aastaga on tulnud selline suurem hüpe, et Pixel tuli suure hüppega ja nii edasi. Aga mis seal nüüd ikkagi, mis seal nagu reaalselt on siis Zoomi tase on see, mida saab tõsta? Zoomida sisse 120 korda kuhugi. Huvitaks küll, kui ta oleks piisavalt kvaliteetne. Praegu on pigem see, et mida mina tahaks näha, oleks see, et 2-3 head kaamerat selle asemel, et praegu pannakse sinna 5 mingisugust crap'i, eks ole, et seda makrot ja depth sensingut ei ole tegelikult mitte kellegile tarvis. Lainurgad vist on endiselt pehmed ka. Siin kontekstis ma ütlekski kohe, eks ole, et asi, millest me kunagi räägime, ma selle kaamera ette näed, see on Canoni lahendus sul tasku zoomile praegu. Glenn näitab meile mingisugust siukest, ma ei tea, koorepaki suurust. Tulema seal kevadel müügile. Ja siin on siis 400 millimeetrine zoom. See on siis käes hoiad nagu mobiiliga. Käes hoiad ja niimoodi vaatad nagu väiksest pikselmast läbi, teed klõpsti pildi ja see on sul kohe mobiilis. Ja vaat sellise asja tegi nüüd Canon valmis. Linnuvaatlejad on sellega väga nõus, ütlevad, et meil on vaja seda kohe. Ja siis on linnuvaatluspildi kohe panna Instagrami. Iseenesest päris huvitav vidin, et kui selline, pigem ma ütleks võib-olla seda, et mobiilidesse imbub kindlasti veel rohkem ja isegi mitte imbu, vaid pannakse siis tehisintellekti.
ja see on täiesti igale poole imbub seda sisse ja see, mida tehisintellekt piltidega hakkab tegema, see on ilmselt siis saab näha, et praegu on selline suhteliselt kasutatud, ka mina käisin täna õues ja tegin pilti lumisest puust ja mu telefon ütles ka, et ma näen, et siin on lumi. Mida sellest järeldas, sellest ma aru ei saanud. No võib-olla tuli kuidagi parem koloriit oli sellel lumel äkki. Ma tahtsin siit, kui me juba ikkagi kaamera teemal oleme, et siis väga lähedal on see järgmine küsimus, mille nimi on Huawei ja ma tahaks visata siin ette üles küsimus, et kas te arvate, et Huaweil on võimalik tulla tagasi? Ülimalt ebatõenäoline. No pigem see ei sõltugi, ma ütleks üldse nii palju, see ei ole enam nagu tehnoloogiaga seotud küsimus, et see on juba puhtalt poliitika, et kuidas Hiina ja muu maailm üldse läbi saab ja kuidas need suunad võetakse ja kuidas need arengud tegelikult on, et kui me siin näeme, et DJI suhtes ka keerati Ukraan suhteliselt hiljuti nüüd kõvasti kinni ja öeldi, et ta on ka selles nii-öelda bännitud või keelatud listis, siis ega sealt midagi head ei paista praegu, jah. Et kogu seda asja tegelikult ju otsustab seda, mis toimub USA poliitikas ja kui me teame, et seal on president vahetumas, siis kuigi nad on väga-väga erinevate maailmavaadetega inimesed, siis Hiina suhtes Biden ja Trumpi nägemused on üsna sarnased, nii et selles mõttes ei ole sealt kahjuks või õnneks on ka aga ma ei usu, et sealt oleks tulemas mingisugune ja kahjuks või õnneks tegelikult kogu Euroopa ju läheb ka ikkagi sinna järgi praegu, eks ole, ja sellega seoses mulle just meenus siin viimane pealkiri, mis oli siis Ericssoni poolt, et Ericsson ütleb, et nemad lähevad kogu täiega Rootsist ära, kui Rootsi Huawei keeldu ei lõpeta, sest et nende ärihuvid on ka Hiinas ja kui see sõda nagu jätkub, siis Ericsson ütles, et see ei ole üldse aus. Siis pannakse nad Hiinas kinni, jah? Et siis pannakse nemad Hiinas kinni ja nad ei taha sugugi, et nemad tahaks vabalt konkureerida igal pool ja miks Huawei ei või konkureerida. Ja ilmselt see nügimine veel jätkub, aga Huawei on siin ikkagi väga selliseid tugevaid samme teinud, eks ole, ma ei teagi, Apple'i-laadseid samme, et proovinud siis teha et kui ei lubata, eks ole, teha Ameerika tehnoloogiale, et teeme siis teeme oma operatsioonisüsteemi, võib-olla arendame oma mingi protsessori välja, et kui ARM keeratakse kinni, et nad on sellel oma teel, aga mulle tundub, et nii ütleme tehnoloogiliselt edasi jõudnud, kui Hiinaga ei oleks, siis selline Euroopa tarbijate südamete võitmine, mingi oma, ütleme, tarbijate ja äpiarendajate oma äppi, oma ökosüsteemiga, et see on ikkagi veel täiesti teistlaadne teema. Ja isegi kui nad tehnoloogiliselt selle ära teevad, siis turunduslikult on neil ikkagi veel palju suurem üles. Ei, see on muidugi keeruline, aga siiski ei saa ju jätta ikkagi vaatamata seda, et lõpuks ka tarbija otsustab ikkagi ka mingil määral sellise kvaliteedi ja selle põhjal ja tuleb ju tunnistada, et nii vähe, kui meile Hiina meeldib, ikkagi DJI ja Huawei teevad ikkagi väga häid seadmeid. Ja nad on tegelikult, mida see, et nad ei tee häid seadmeid, nad on tohutud innovaatorid, meil on meeletud R&D-tiimid ja nad toovad maailma täiesti uut lähenemist. Ja ei ole selline copy ja paste Hiina, eks ole, mida on ka kõvasti. Ei, see on selge, et me ei saa hiinlasi ära unustada, ei nüüd uuel aastal ega järgnevatel, sest Hiina, USA, Euroopa vaheline see kolmnurk, selline pinge, et kes jääb peale, kuidas ja surve, see ainult nagu kasvab, et midagi lihtsamaks siin ei lähe. Mulle veidi tundub, et Euroopa on pigem seal sellise kivi ja kõva koha vahel kinni, eks ole, Hiina ja Ameerika vahel, et meil väga häid teid ei ole, või kolmandat teed. Aga iseenesest, mis puudutab seda protsessorit ja ARM ja kuidas Huawei sellega läheb, siis mina olen kuulnud kuulujuttu, et teised Hiina tootjad, Xiaomi ja Oppo ja muud sellised on keskklassi telefoni tootmisega suures hädas, kuna MediaTek, suur protsessori tootja, väidetavalt Huawei on ostnud ära kogu viimaste aegade tootmise ja tuleviku ka, nii et konkurentidel müüa midagi ei ole. MediaTek on Taiwan, eks ole? Mis on ka omamoodi paneb siis veel väikse sellise keerdkäigu geopoliitikale peale. Just, seal on see, et kuna Huawei väga oma protsessorit toota ei saa, siis ta peab ostma kuskilt mujalt ja Qualcomm ei tohtinud müüa, nüüd jälle tohib müüa, siis vahepeal oligi see, et ainult said osta oli MediaTek ja see ostati tühjaks. Kas Huawei, võib-olla ma ei ole kursis nii palju, kas need Kirin protsessori nad toodavad täiesti ise või seal on ikkagi mingid jupid, mida nad kuskilt mujalt toodavad? Seal on tehnoloogia, mis on lisenseeritud. See on ARM ikkagi, aga ju nad toota ikka suudavad ise, ma arvan. Kes see teab. Aga meil on aeg teha paus ja siis lähme edasi. Digitund.
ja Digitund läheb edasi ja me vaatame siis veel, mis see aasta toob, äkki teeme nüüd sellise ringi, et igaüks saab öelda ühe kas siis mõtte, ennustuse või küsimuse püstitada teistele algava aasta kohta, mis iganes valdkonnast, mis on oluline või saab olema oluline sel aastal, et kas keegi tahab otsa lahti teha? Ma võingi teha. Palun. Et Segwayst juba ma rääkisin, aga nüüd on meil ju jõustunud uus liiklusseadus, mis väga täpselt siis liigitab ka ära kergliikuri ja sinna kergliikuri alla läheb siis igasugune tasakaaluliikur, mis on siis üherattaline, nagu meil on siin olemas one-wheelid ja muud üherattalised ürrid, nagu mulle seda sõna meeldis, mida ma tutvustasin. Need kõik ei tohi enam sõita nüüd kiiremini kui 25 kilomeetrit tunnis, mis on maailma üks jaburamaid mõtteid üldse, et see oleks sama hea, nagu me müüme autosid, aga keelame ära siis, linnas müüme autosid, mis tohivad sõita 50 kilomeetrit tunnis, aga maal müüme autosid, mis tohivad sõita 90 kilomeetrit tunnis ja siis mõnes kohas müüme ka autosid, mis võivad sõita 110 kilomeetrit tunnis. No aga ütleme nii, Ütleme nii, et on sul üks selline masin, millega inimesed sõidavad eraldi teed ürride jaoks, ei ole. See ei ole, kuidas ma ütlen, see ei ole tegelikult tootjate probleem, see on ju tegelikult kasutajate kokkulepete küsimus. Me ostame omale auto, millega me võime sõita 200 kilomeetrit tunnis, aga me ei sõida linnas sellega 200 kilomeetrit tunnis, siin on meil seadus. Tagajärjed on näha. Okei, aga selle eest meil ikkagi õnneks ei ole autosid, mis on tehasest piiratud 50 kilomeetrini tunnis. Ehk et me nagu läheneme pehmelt öeldes valest august sellele probleemile, et see teine ots lihtsalt, kus ma tahan oma mõttega välja jõudma, see suretab lihtsalt innovatsiooni, et kui meil täna on ikkagi selline piirang seadmetele, mis oluliselt vähendavad linnaruumi saastatust, kõike muud ja millega võiks sõita võib-olla mõnel jalgrattateel kiiremini, siis olgem aus, sellisesse kiletressi tõmmatud rattur vajutab ka lõdvalt 40 kilomeetrit tunnis ja mitte midagi ei juhtu. Et see on tegelikult absurdne. See on päris hea mõte sul argument, aga kas sa ütled, et sellised innovaatilised sõidukid kuuluvad rohkem sõiduteele, kus liiklus liigub 50 kilomeetrit tunnis? Ei, kindlasti mitte, nad kuuluvad nendesse, nad kuuluvad tegelikult sinna teele, kuhu kuuluvad jalgrattad. Ja jalgrattad on kuulunud meil juba 50 aastat kuskile. Et see ei ole mingit vahet. Näiteks pealinnas, Eesti pealinnas on see jalgrattateede olukord ikkagi suhteliselt väga kurb, et see on hoopis teine teema, millest me oleme ka pikalt siin eelnevalt rääkinud, et meil ei ole teid. Ise siin suvel nii jalgratta kui elektritõuksi, kas ma peaks ütlema, et tegelikult ikkagi jalgrattaga sõites on su kontroll sinu keha üle oluliselt parem, ehk siis sa saad nagu reageerida asjadele palju paremini kui elektritõuksi seljas ja kui sõidad seal ikkagi 40-50 kilomeetrit tunnis elektritõuksiga, siis see on eluohtiks. Loomulikult, see on jällegi nüüd täiesti oma ette tükk selle supi sees on need rendi elektritõukerattid ja üleüldse elektritõukerattad kui sellised, eks ole, et rendi omad on nendest kõige hullemad, et loomulikult inimene, kes lihtsalt võtab omale lambist aparaadi, ei tohigi sellega sõita üldse minu pärast kas või kiiremini kui 10 kilomeetrit. Sa eristad professionaalseid juhte või ütleme ma eristaks nagu inimesi, kes ise ostavad omale toote versus need, mida sa võid tänavanurgalt rentida, aga praegu nagu lüüakse kõiki ühe vitsaga. Et praegu me tegime nagu mingi ühise seaduse, mis lihtsalt piirab ära nagu selle tootja poolse nii-öelda lae. Ükskõik, on see rendisõiduk, on see sinu sõiduk, et see on täiesti absurdne ajuvaba lähenemine. Et me teeme lihtsalt seaduse, mida rikutakse nii või teisiti. Et hetkel on meie idee, vaid selline seadus on tehtud, et ma lihtsalt tahaks, et see läbiks mis iganes muu arutelu välja, kuhu kaasatakse ikkagi inimesi, kes suudavad vaadata nagu tehnika arengut, innovatsiooni ja kõike seda nagu komplekssena, mitte lihtsalt karta midagi, mida me ei tunne. Ja ma olen ise olnud väga rahul sellega, et teiste nende riikide hulgas, kus see seadus on üldse olemas ja kus elektritõuksid, olgu nad rendi või mis iganes kujul, on lubatud. Ja lausa nagu seadusega lubatud. Meil on palju riike, kus nad on nii-öelda lubatud, kus politsei vaatab läbi sõrmede ja on terve hulk riike ja linnu, kus nad on ka keelatud, mis on nagu palju hullem olukord. Siin meil on täna olukord, kus see seadus teisest küljest tõmbas, eks ole, Glenni-sugustele entusiastidele mütsi pähe. Ja ka firmadele inimestele, kes seda tehnoloogiat arendavad ja müüvad. Ja see on nagu koht, kus ilmselt tuleb
järgnevate aastate jooksul edasi minna, aga mingi selline esimene nagu baastase on meil seadusega kehtestatud, see on palju parem kui see, kui seda ei oleks. Sest ma väidan, et sellele kokkuleppele ühiskonnas jõuda, mida sina tahad ja mis minu arvates ka oleks mõistlik, me oleks võib-olla 7 aastat arutanud seda ja nii kaua meil oleks need tõuksid keelatud olnud. Ja loomulikult ma ei räägi ainult tõuksidest, ma ütleks ka, et see on muidugi väga hea, et me lihtsalt ei keelanud praegu asju ära, et siin on Euroopa riigid, kus on ka meil need tasakaaluliikurid üherattalised on lihtsalt ära keelatud. Et nad ei olegi legaalsed, sest et nad ei liigitu kuskil alla ja siis on tehti otsus keelame ära. Et loomulikult ära keelata on kõige lihtsam, et et vähemalt seda ei tehtud, aga sellegi poolest. Siin on ikkagi paremaid lahendusi veel, kui lihtsalt piiranguid seada. Ma viskaks nüüd, meil on mõned minutid aega, Hans, sa oled teistelt kõigilt ilusti saanud küsida, sinu käest ei ole keegi küsinud. Mina tegin praegu selle otsa lahti, et teie kõik need kolmekesti rõõt. Tõesti paar minutit aega ja siin on mitu huvitavat teemat, mida ma see aasta jälgin ja tahan väga näha. Aga pikemalt me ei aruta, aga ma nimetan ära riiklikud krüptorahad, väga põnev, huvitav, mida Euroopa Liit teeb maailmas, kiirustatakse sellega väga kõvasti. Teine asi, küberturvalisus, kas tuleb selline häkk, mis mõjutab ikkagi ülisuurt hulka inimesi, kui me mõtleme siin viimase paari aasta omale. Aga tegelikult hüppame nagu laua teise serva, mis puudutab väga paljust tehnoloogia kasutajaid. Te rääkisite telefonidest, kaameratest. Mina ootan, et me saame seda tehnoloogiat kasutada ilma käsi kasutamata ja prillid on need teema. Apple on need prille arendanud väga pikalt. Ma ütlen, et ma ei usu, et 2021 välja tuleb. 2021. Küll aga Facebook on lubanud, nemad toovad oma prillid välja koos Ray-Baniga sel aastal. Ma ei ole üldse Facebooki fänn, pigem ma vastand, aga väga huvitavad, mida nad näitavad, mida ma nende prillidega saaksin siis teha enamat ja kuidas see muudaks. Ja mul hakkas mõte tohutult lendama, kui ma mõtlesin selle peale, kuidas me oleme selle lockdowni ajal nii-öelda, lapsed õpivad, teevad kodutöid ühiselt, kõik suu kaugtöö asju kasutavad selleks, et läbi kehvade veebikaamerate. Tegelikult ma hakkan nägema, et me oleme valmis selleks elektroonika kasutajatena, et mingis kas või väga piiratud funktsionaalsuses ja ruumis ja ajas oma siis prille kasutada kaamerana ja mikrofonina ja ekraanina. Ja oleks mugavam ja tõenäoliselt töökindlam. Mina, jätame Meelise kõige viimaseks, mina viskaks, kui keegi mulle 2 lausega tahab ära seletada, millega tegeleb Google. Mul on tükk aega ju päriselt, nagu, mida nad hetkel teevad huvitavat. Mul on tükk aega juba kuidagi selline tunne, et seal on midagi väga liimist lahti ja nad on kuidagi peata ja ma ei tea, hõljuvad ja hulguvad ja teevad asju inertsist, aga ka need asjad, mis viimasel ajal sealt välja on tulnud, nii riistvaras kui ma ei tea, tarkvaraprojekte nad lihtsalt tapavad. Et need kõik on sellised kiretud ja kuidagi suvalised. Ja mul on väga raske öelda, et mis on nagu see, mida Google homme meile pakub. Võib-olla on sama tunne. Ristvara on neil kogu aeg olnud selline kaos minu arust ja tarkvara on olnud neil nii ja naa, väga hea kohati, väga halb kohati, aga praegu tundub vähemalt mitte midagi ei ole nagu tulemas või vähemalt midagi ei ole avalikult näha ja see on, ja lisaks sellele nad panevad ju pidureid peale kõigile nende ägedatele projektile, mis nad teinud on ja nad tapavad tasuta Google Fotos läheb kinni. Just nimelt, ma tahtsin selleni jõuda, et ka need üksikud eelised nad nüüd ilmselgelt vaatavad, et raha läheb liiga palju kaotsi, et kaotavad ära, nii et jah, ilmselt Google selline suur momentum on praeguseks maha käinud ja ma ei teagi, mis neist edasi saab. Nii, Meelis, meil on pool minutit on kui sul on midagi öelda, siis saate lõpus ära jääb sulle. Jaa, ma ütlen seda, et 5G tuleb nagu nii, see ei tapa kedagi ja ta on jätkuvalt mõttetu. Vähemasti, minu meelest ta on nii kaua mõttetu, kuni ta ei jõua maale. No järgmised 2-3 aastat on ta mõttetu, siis ta muutub mõttekaks. Kuni hakatakse neid madalamaid sagedusega Eestis välja andma, siis me oleme kõik rahul. Siis me postitame suvilast. Eraldi küsimus on ikkagi see, et ega me täna ei tea, kas me 5 aasta pärast oleme kõik rõõmsad midagi tehes 5G-ga või mitte. Ja kus mina ei ole kindel, sest et madala sageduse peal 5G ei ole minu arust oluliselt kiirem kui 4G, nii et saame näha, selline oli siis aasta esimene digitund. Aitäh, et olite meiega, olge ülejäänud aasta ka, nädala aja pärast kuulame jälle. Digitund.